pere hakkas juba lagunema. See suhtlus ema ja isa vahel ei olnud väga hea enam. Ja see oli niisugune moment. Isa oli temalt küsinud ka, et kas ta tahab kaasa tulla. Õe Maimut. Ja ta ütles ei. Maimu ütles mulle, et tädi Ella, neid oli 3 õdet. Tädi Ella pani mind oma selja taha, et tahtnud mind sealt ära lahkuda, aga siis isa võttis mul ikka käe kinni ja siis läksime sadamas. Laev lahkus täpselt kell 5 hommikul. Ja oli nii täis topitud, et ma ei mäleta, et ma ei saanud mahagi istuda. Siis muidugi sööki ei olnud, sõit võttis 2 päeva, tantsike või ka tants, mis ta täna on. Ja siis ma mäletan veel teisel päeval vist oli üks mees oli meie kõrval. Temal oli 1 karp sardiine ja siis andis meile pool. Me sõime oma vahel selle ära. No iga kord, kui sa kuskile jõudsid Saksamaal, sa pidid sinna Arbeitsamti minema. Arbeitsamt on, mis annab sulle töökohta või ulualust või midagi niisugust, eks ole. Keegi vaatas isa paberid läbi, eks ole, seal Arbeitsamtis ja siis sai teada, et tema on elukutseline raadiomees. Siis sisaldati meid Ulmi. Ja siis ühel ööl, olime seal täitsa 2 nädalat olnud. See oli 17. detsembril. Ja siis just enne kui me magama läksime, see oli 9:30 või peaaegu oli juba 10. Ja siis ma ütlesin isa, et kuule, lähme välja, et mul on imelik tunne, et täna tuleb midagi. Mis sa kallad? Ei ole midagi juhtunud siin. Ma ütlesin, lähme vähemalt uksest välja. Siis läksimegi tagant uksest välja ja just kui me hoovi saime, seal oli teine niisugune urtsikas oli seal vatsas, hakkasid need raketid hakkasid langema, mis valgustavad, need valgustusküünlad, neid kutsuti jõulupuudeks. Need hakkasid juba langema. Ja siis, mis nüüd teha? Me ei teadnud, kus see kelder oli. Siis jooksime ümber maja, seal oli üks viljapuuaed, oli niisuguse künkataoline, eks ole. Ja siis, kui sinna jõudsime, pommid hakkasid juba meie ees langema. Ja kiilud villisid igal kohal, siis me heitsime ennast maha. Aga moment hiljem oli üks Eesti poiss oli meie kõrval. Ja isa küsis kohe, et kus see kelder on vähemalt. Ta ütles, et tulge mulle järele, et me peame maja juurde tagasi jõudma. Läksime ümber maja juurde tagasi. Ja siis, kui me selle keldri luugi lahki tegime, siis oli üks suurem pomm, lõhkes just seal maja juures ja me lendasime kõik sinna keldris. Ja siis see kõige hullem asi oli pärast seda vaadata, et just samas kohas, kus me lamasime, oli suur kraater. Kui me oleks sinna jäänud, siis ei oleks vist tükkigi meist leidnud. Huvitav asi oli, et me ei teadnud, kus kohas me õieti olime. Me ei teadnud, et üleval pool olid 2 või 3 Saksa kasarmut. See oli pommitajate üks suurem sihtkoht. Meie all oli raudteekeskus, sama asi, sihtkoht. Ja me oli just nende vahel. Ja siis sealt anti üks pass anti välja, et oleme täiesti läbi pommitatud, anti meile 100 raismarka ka veel kätte ja siis võtsime hüppasime esimese rongi peale, mis läks tagasi Bregentsi. Bregentsis muidugi läksime jälle tagasi selle Arbeitsamti, meeldisime ennast sisse ja siis, aga see poiss, kes seal leti taga oli, see läks päris vihaseks. Ta ütles isale, et kuidas te jooksite sealt pommitamiskohast ära, et pidite sinna jääma aitama. Et siin on pilet, minge siis rongi peale ja siis saadeti meid kuskile sinna ida poole Salzburgi ligidalle. Raudteejaamast maha tuli, see just päris ligidal oli üks laager.
laagril oli okastraat ümber kõrge, seal selle värava ees olid 2 saksa sõdurit, kiivrid peas, püssid seljas, ei olnud seda, olid peaga käed. Isa oli kuulnud nendest kontsentratsioonide laagritest, mina ei teadnud sellest midagi. Läksime väravast sisse ja siis ta ütles, tule mulle järele, keerame aeglaselt ümber ja vaatame, et jälle väravast välja saame. Tegimegi nii ja seal oli nii palju inimesi, et need sõdurid ei pannud meile üldse tähelega. Läksime jaama tagasi, esimene rong, kes läks Bregenzi poole tagasi, läksime jälle peale. Prantslased hakkasid juba ligemale jõudma. Ja siis olukord oli niiviisi, ei olnud paanika või keegi ei teinud midagi ehtsalt enam. Siis panti meid elama sinna ühte Hitleri-Jugendi laagrisse. Seal on midagi, Hitleri-Jugend oli sealt välja, trummid olid veel seal ja lipud olid seal. Aga muud ei olnud, ainult voodid. Voodid olid ka puhtad, seal pidi oma tekk olema ja midagi niisugust. Sööki üldse ei olnud. Siis iga päev pidime laagrist välja minema ja sööki hankima, eks ole. Ja siis ühel päeval, ma arvan, et see oli paar päeva hiljem, see selles talus, kus me esmast korda töötasime, Bregenzi jõudsime Viinist. Et läheme sinna taga ja vaatame, et võib-olla saame seal päris hästi süüa. Aga sealt pidi ühest sillast, ühest kanaalist üle minema, nagu sinna talusse jõudsime. Kui me jõudsime selle silla juurde, siis olid 2 kettikoera olid ees. Kettikoerad olid Saksa sõjaväe politseinikud, gendarmid. Nendel oli niisugune kett ümber ja plakaat oli endalid, näiteks gendarm. Ja nemad võisid sinuga teha, mis nad tahtsid. Võisid sealt kohe peal maha lasta, kui nad arvasid, et see on kõige parem asi. Ja siis ta ütlesid, papiiren bitte muidugi saksa keeles enne. Siis isa võttis need vanad paberid välja, mis nad enne anti sinna talusse tööle minekuks. Poisid võtsid läbi, ei ole, need on vanad, tuli kaasa. Siis viidi meid ühte väikese majja, mis oli ligidal ja läksime uksest sisse, see oli juba, oli pime juba, oli öösel. Ja siis isa viidi sinna kuskile tagatuppa ja mind jätti sinna eespoole, panti kohe ühe laua taha, et istu maha ja poiss võttis oma revolvri välja, ei olnud revolver, oli püstol. Pani laua peale, et see, poiss, vaata, et see meie kõik hästi ära räägid. Kui sa õieti ei räägi, siis me laseme see isa maha. Mis sa teed? Ja siis kõige parem asi, et isal vist oli kah natuke mõttes, et võib-olla saame piiri ligedale, saame sealt kuidagi üle Šveitsi. Aga ta muidugi seda mulle ei ütelnud. Siis ma ikka rääkisin samamoodi, et ei, meil läksime ainult sööki otsima ja siis viimati paari tunni pärast lasti meid lahti. Mul on veel pass käes, see vale pass. Mu isa pass. Sellepärast, et prantslased just kõige suuremini saatsid need displaced persons ja DP-d tagasi venelaste kätte. Seal on mitmed lood, kus inimesed hüppasid nendest rongist maha, nii et venelaste kätte ei saa, tapsid ennast ära enne, hüppasid rongist maha enne, kui üle piiri läksid, eks ole. Ja siis isa me kõik kartsime seda, et prantslased võtavad, kust me need saadame siis Eestisse tagasi kuskil. Siis selle dokument on veel huvitav, kus on isa sündinud Norras. Mis on tema peaasukoht, seal sees on staatenloos, mis tähendab ilma riikita. Ja oli ka, et üks väike, et noor poiss on kaasas ja mina olin ka kuskil Norras sündinud. Et lootsime, et kui tuled meile järele, et me saame näidata, et me ei ole Eestist pärit.